Kui Leo Filippov tegi mulle ettepaneku siin osaleda, siis ma mõtlesin, et milleks mina. Ja kogu aeg on see kõhklus olnud, aga tänu lugupeetud eelkõneleja sisutihedale sõnavõtule sain aru, et metsa mõttest arusaamiseks tuleb teada kõiki tema, mitte kõiki vist on võimatu teada, aga väga paljusid tema komponente ja nendega ka arvestada. Ja see annab siis õigustusega minul siin natuke ajaloolise ja lõbusama osaga ette võtta. Ettekande nimi on üleval, oli vähemalt, ja Saaremaa fenomen, Saaremaa osa Eesti metsanduse ajaloos, täpsemalt metsamajanduse ajaloos, ja ma julgeksin kohe alguses öelda, et Saaremaa on selles osas pioneeri seisundis. Ka sellepärast, et tegu on terve maakonnaga, mitte mingisuguse üksiku mõisaga või piirkonnaga või nii edasi. Ja millest see Saaremaa eriline osa tuleneb, siin on jälle mitmeid komponente, ma nimetaksin siin vaid paari. Üks on riigimetsade domineerimine läbi ajaloo ja sellest tulenev, ja teiseks siin elanud, siin töötanud, siin metsaametkond, aga mitte ainult metsaametkond, vaid ka siin elanud literaadid, pastorid, kõrgemad riigiametnikud ja nende aktiivsus ja tarkus. Ja ettekande koosneb põhiliselt nagu faktidest ja nende väikesest laiendamisest. Niimoodi, hakkaks kõige varasemast peale sellest valikust. Saaremaalt pärineb esimene Eesti metsaseadus aastast 1650. See on siis krahv Magnus Gabriel de la Gardie valdustest. Ta sai Kuressaare krahviks 1648 ja juba 1650 andis välja oma valdustes metsaseaduse, mis toetus suures osas küll selle aja Rootsi seadusandlusele. Selle seadusega reserveeris krahv endale Saaremaa parimad metsad, nii nimetatud suured kõrgmetsad. Siia kuulus Sõrve, Tagamõisa, Paju, Mustjala, Karja ning Abruka. Kõige enam pööras seadus tähelepanu arvukate ühismetsade majandamisele, täpsemalt siis nende kasutamistingimustele. Siin reguleeriti näiteks ka aletamist, raadamist, nõuti raiestike puhastamist lamapuudest, keelati niinimetatud viljakandvate puude raie ja veel üht-teist. Kavas oli ametisse seada metsavahid ja metsavalvurid. Aastal 1654 kaotas ebasoosingusse langenud krahv oma krahvkonna ja kõik need kavandatud asjad jäid ellu viimata. Aga laias joones natukene hiljem, sajandi lõpul, kui Eestis rakendati Rootsi metsaseadusandlust, siis jõudsid need Rootsi metsaseadused ka ametlikult Eestisse. Ja näiteks võiks fikseerida sellise asja, et 1688. aasta mõisate reduktsioonis on siis riigistamise juhendis toodi välja üks metsamajanduse põhitõdesid, et metsakasutus pidi olema vastavuses metsa juurdekasvuga. Nii, järgmine fakt. 17.–18. sajandi vahetusel on üldtuntud fakt, et sel ajal metsastas Kärla pastur Joodokus Kool ulatuslikult liikuvaid liivasid kiriku ümbruses. Asi oli lihtsalt selles, et need liivad hakkasid katma põllumajanduslikke maid ja ka ümbruskonna teid. Teame, et sel ajal
rajati nendele liikuvatele liivadele 7-8 versta pikkuselt männikülve. Sajand hiljem järgmise pastori poolt neid töid uuendati. Kui suur see metsaala on, algselt me ei oska öelda, aga vähemalt 20. sajandi alguses oli selle metsa suurus 28 hektarit, kas ta vahepeal oli suurenenud või vähenenud, ei tea, millele lisandus veel 397 hektarit tugevalt metsastunud heina- ja karjamaid. See on selline üks esimesi sellise ulatusega metsakultuure, küll mitte metsamaale, mida me ajaloost Eestis teame. Abrukalt pärineb 1742. aastast tinglikult esimene metsateaduslik, täpsemalt metsaentomoloogiline uurimistöö Eestis. Nimelt selgitasid sel aastal 3 Peterburi akadeemikut abrikukuuskede suremise põhjuseid. Ega nad siia ise ei tulnud, neid ikka koha pealt kutsuti. Kogutud proovidega siirduti Peterburi tagasi, aga millega tegu, nad teada ei saanudki ja see kahjustus ka hääbus vähehaaval. Umbes 250 aastat hiljem on siis selgitatud, et tegu oli okkalainlasega ja sellele järgnenud kuuse-koore üraski kahjustusega. 1795 Balthasar von Kampenhauseni metsakorraldus Sõrves üldtuntud fakt, sellest ei räägikski üldse, ja Kampenhauseni erakordsest suurest osast Saaremaal ja just Kuressaarest ka ei räägiks, kuid rõhutada tahaks, et see oli esimene, kuigi algeline täismetsakorraldus Eestis. Koostati tänases tähenduses majanduskava, puistuplaanid, takseerkirjeldus. Selle nimetati seda lankide hindamise tabeliks, kus arvulisi andmeid ei olnud, oli hinnangulised, aga asi seegi. Ja järgmise sajandi keskpaigaks oli juba valdav osa Saaremaa riigimetsadest korraldatud, vähemalt ühe korra. Ja sajandi teisel poolel jätkus juba metsakorralduse uus ring. Aga metsakorraldust saame ju käsitleda kui praktilise metsamajanduse sünnina. Kampenhauseni järgi jätkas seda metsade korraldamist ja majandamist 1799. aastal metsaülemaks määratud Karl Heinrich von Uexküll-Güldenband, kes suuresti Saaremaal saavutatule toetavalt koostas Liivimaa peametsaülemaks saanuna ka juba üleriikliku metsakorralduse eeskirja projekti. Peterburis tagasi küll ei läinud, läks tagasi sel lihtsal põhjusel, et juba Venemaal Peterburis valmistati ette esimest ülevenemaalist metsakorralduse eeskirja. Ja kui siis selle uue ülevenemaalise metsakorralduse eeskirja alusel hakati 1840. aastatel Venemaa riigimetsi korraldama, siis otsustati Saaremaas selles välja jätta sel lihtsal põhjusel, et siinsete metsade majandamine toimus juba kohalikes oludes end väga hästi õigustanud põhimõtetel. Märkigem hinnanguliselt veel, et 1815. aastal tutvus Saaremaa ja üldse Euroopa Venemaa metsadega kindral Erik Johann Barclay de Tolly, see ei ole mitte meie Tolly, vaid vist tema vend, kes märkis Saaremaale Staarile saadetud aruandes, et ta pole kusagil Venemaal kohanud nii heasse seisukorda viidud metsi ja nende majandamist. See tähendab, ta pidas silmas metsakorraldust ja reeglipärast metsamajandust kui Saaremaal. Märkigem veel, et lageraietele tekkinud raiestike metsastamine algas Saaremaal 1830. aastal
varemalt leiti, et selleks puudub vajadus ja metsakultuuri tehti mittemetsamaadele. Ja teadlikud hooldusraied juba nendes tihedates metsakultuurides algasid 1840. aastal. Üheks Saaremaa erijooneks oli siinne metsamaade määratlemise metoodika vastavalt ametlik metsade pindala, metsade paiknemine ja seega ka metsasus määratleti 1766. aasta maade revisjoni ja hindamistööde reglemendiga, mis laias joones määrati metsamaa alla kõik maad, mis ei olnud põllumaad, heinamaad ja karjamaad ja kus kasvas mets. Selle tulemuseks oli, et põllumajanduslike kõlvikute hulka arvati ka arvukalt sisuliselt metsamaid ja seda ala käsitleti ka kui tagavara põllumajandusliku kõlvikuna. Selle tulemusena oli näiteks 1864. aastal metsamaa arvestuses maakonna eramõisatel umbes 4059 hektarit ja riigil 9210 hektarit metsamaad, kokku siis 13 269 hektarit ja metsasus Saaremaal vaid 4,5%, mis loomulikult on ebanormaalselt vähe. Ja 1840. aastatel töötasid Saaremaal Venemaa kindralstaabi ohvitserid, koostasid kubermangu ülevaadet ja nende koha peal selgitatud visuaalselt ja kontrollitud andmed hindasid nad Saaremaa metsasuseks minu arvates palju tõepärasemalt umbes kuni 45%. Veel maailmasõja eel oli Venemaa metsadepartemangu andmel maakonna ametlikus metsasusest 5%, maakatastri andmel vaid 3%. Väga palju ei muutunud see statistika ka Eesti Vabariigi päevil. Kuni 1939. aasta põllumajandusloenduseni, siis saadi metsamaa arvestuseks maakonna ulatuses umbes 9%. Kui aga lisada kõik metsailmelised maad, see on vähemalt 30% puistutäiust omavad heina- ja karjamaad, ebamäärased võsastikud, siis oli Saaremaa metsasus juba 28%. Mina julgen arvata, et see on maakonna tagasihoidlikum metsasus läbi inimajaloo. Ja nüüd selle 1766. aasta selle reguleerimistööde juhendi järgi Muhumaal metsamaad sisuliselt ei olnud või tegelikult üldse ei olnud. Muidugi ei tähendanud seda, et ühes Muhumaa osas võisid teise üle vaadata ja kõik oli lage, aga metsamaad kui sellist ei olnud. Ja kuna siin Muhumaal oli domineeriv riiklik maavaldus, siis peeti vajalikuks hakata saart riigimaadel sisuliselt metsastama. Mitte heinamaa ja karjamaa metsad, nagu tol ajal levisid, vaid ikkagi metsamaana. Ja 1809. aastal eraldati Pikkaarus, Tikkaarus ja Oinaarus metsakülvides kokku 423 hektari suurune maa-ala, mis omal ajal tööde mahtu arvestades oli väga suur pindala. Tolle aja tava järgi kõige esmalt toimus selle maa tarastamine, ehk siis Muhumaa tingimustes kuni üle 1 meetri kõrguse kiviaiaga ehitamine ja siis selle maa metsakultuuriks ettevalmistamine ja siis külviks. Külvati kuuse, kase ja männiseemet, see võiks olla ka natukene nagu mingisugune katsetöö või ei teatud täpselt, mis seal kasvab õieti.
Ja praktika näitas, et kuuse- ja kasetaimed, kui sirgusid, ei kasvanud välja ja jäi ainult mänd kasvama Muhumaa tingimustes. 1839. aastaks oli edukalt metsastatud umbes 1/3 sellest alast. 1847 hinnati selle pindalaks 184 hektarit ja 1870. aastaks oli nende kultuuride pindala suurenenud 424 hektarini, see tähendab praktiliselt sama suureks, kui oli tegelikult kavandatud. Eesti Vabariigi alguses need raieküpsed metsad raiuti ja saadeti Inglismaale. Kuressaare metskond omas musterpiirkonna staatust veel hiljemgi. No, näiteks tuleb siin märkida Liivimaa riigimetsade ulatuses suurimaid metsakultuure. Kusagil ei tehtud nii palju metsakultuure kui Saaremaal. Samuti organiseeriti siin 19. sajandi keskpaiku Balti kubermangude riigimetsades suurim metsaseemne varumine, millega siis rahuldati enda vajadusi, aga Kuressaare metskond alustas oma männiseemnega nii Liivimaa metskondi kui ka Venemaa kubermangu metskondi. Ja siin näiteid võib siin palju tuua, kusjuures siis Liivimaa riigimetsade majandamise taseme enam-vähem võrdsustamist saab rääkida kusagilt 19.–20. sajandi vahetusele. Kuressaare metskonna hea üleriigiline tase tingis selles, et esimesena Balti kubermangude riigimetskondadest sai Kuressaare metskond 1892 aastal õiguse hakata teoreetiliselt ja praktiliste välja koolitama 2-3-aastaste kursustega riigimetsasüsteemile metsakonduktoreid. Need on siis metsaülema abisid. Ja nõuetekohase paberi saamiseks tuli siis neil eksternina lõpetada mõni Vene metsakool, tähendab soritada seal eksamid. Metsaülem Eugen Vardenburgi juhtimisel aastal 1892–1914 tegutsenud ja Kuressaare metsakooli nime all tuntud kursussüsteemi läbis vähemalt 25 ja mis on oluline, just Saaremaalt pärit isikut. Hiljem olid nad Eesti Vabariigis arvukalt nii metsanduslikus keskasutusest juhtivatel kohtadel tööl, kui ka tegutsesid metsaülemana. Nii, ja nüüd siis veel jõuaksime veel natuke kitsama ja asja juurde ja lokaalsema ühe minu Saaremaa kallima Abrukasaare juurde. Abrukasaare mets kuulub meie tuntumate metsanduslike looduskaitseobjektide hulka ilmseks ja seda tänu botaanikaprofessor Theodor Lippmaa töödele ka rahvusvahelises ulatuses. Siin looduskaitseala ideid tutvustas juba varemalt looduskaitse koolide inspektor Reptov 1914. aastal. Vähem on aga teadvustatud, et Abruka näol on tegu inimtegevusega. See on metsamajandusega tahtmatult kujundatud loodusobjektiga, tegu ei ole mitte reliktse metsaga. 19. sajandi viimase kolmandikul on Abrukasaare metsa ajaloo allikates käsitletud kuusikuna. 18. ja 19. sajandi vahetusel vahetusel saare plaanikirjeldusele toetudes oleks õigem siiski siin rääkida tugeva kuuse enamusega segametsas, kus domineerisid suured kuused, mille lisandusid kased, haavad, sanglepad, vahtrad, pärnad ja lakad,
ja vähemal määral ka metsõunapuud. Väljaspool metsamaad samuti tammed. 19. sajandi algul hakati saare idapoolset osa langiviisiliselt lageraietega majandama. Eeskätt keskendusid raied loode kagupoolsesse külge. See on siis seal kaardi peal ka näha seal. Kindel aastalankide võrk viidi sisse 1827. aastal ja võeti kasutusele 80-aastane raiering, see on siis just kuusele iseloomulik raiering. Hästi ei ole siin näha, algselt toimusid raied vahetute lankide liitmisega, mindi siis lõunast põhja. Hiljem leiti, et loodusliku metsaohuenduse tagamiseks see raieviis hästi ei sobi ja mindi üle rivalistele raietele, kus siis mõne 2-3 aastase vahega siis mitte enam siis vahetu. Ja 1860. aastate lõpuks oligi saare läänepoolne osa valdavalt raietega üle käidud. Siiani jõuti. Ja sel ajal olid ikka tegu veel kuusikuga. Kuuse osakaalu hinnati 70%-ga, kase osa oli 20%, ülejäänud langes haavale ja teistele lehtpuudele. Ja 1870. aastal alustati raied taas saare idapoolses osas, see siis sel juhul siis siin kirde osas. 1898. aasta metsakorralduse andmeil oli kuusikute osakaal langenud mingil põhjusel ainult 11%-ni. Varemalt, mõnikümmend aastat varem oli 70%. Ja nad olid koondunud siis saare kirde ossa. Mis oli juhtunud? Pea kogu eelneva perioodi, kui toimusid lageraied, järgnes sellele niivõrd hea metsaõuendus, sealhulgas ka kuusega, et erinevalt Saaremaa, muu Saaremaa osas, Abruka saarele metsakultuure ei rajatud, seda ei peetud lihtsalt vajalikuks. Tulemuseks oli see, et need kuusekultuurid lämmatati lehtpuude alt ja kuuske sinna enam ei taastunud. Arvestada tuleb sedagi, et sel ajal ei olnud tegu totaalsete lageraiedega, et terve lank raiuti lagedaks ja kasvama jäeti vaid seemnepuud, et paljuski olenes sellest, kui palju oli vaja metsamaterjali, mis tähendas seda, et kuusk raiuti kindlasti ja lehtpuid, mida ei vajatud või jäi üle näiteks küttepuidust, siis need jäid kasvama, mis seda protsessi kindlasti kiirendas. Ja edaspidi 1898. aasta metsakorraldusest majandatagi Saaremaa metsi 60-aastase raieringiga lehtpuumajandusena. Ja 1924. aastas on juba Eesti Vabariigi aegse metsakorralduse ajaks oli kuusikute osa langenud olematusse. Viimaste pindalajaks toodi ainult 0,4 hektarit. 1932. aastal loodi siis looduskaitsekvartal saare loode osas
juba varem oli hakatud rakendama ka piiratud raiekeeldu. Ja looduskaitse all olevana oli kuuse kui antud kasvukohale siiski sobiva puuliigi puistute pindala 1949. aastast kasvanud 9,5%-ni, tähendab praktiliselt nullist kuni 9,5%-ni. 1967. aastal oli see protsent juba 16,2%. Siis toimus teatavasti see Saaremaa sajanditorm, 1969. aasta suurtormi järgi andis 78. aasta metsakorraldus kuusikute pindalaks 3,4%, kuusk oli siis tormis murdunud, 1966. aastal 6,7%. Nüüd võiks siis arvata, et kui uut sajanditormi ei tule ja väga drastilisi kliimamuutusi ei toimu ja inimene vahel ei sekku, siis hoomatavas tulevikus võib abruka saada oma ajaloolise ilme, nagu ta oli 18., 17., 16. sajandil, muutuda kuuse enamusega metsaks. Tänan tähelepanu eest.